Ma lihtsalt tahan oma pead vastu seina taguda, kuni ma suren. Ma arvan, et me vajame natuke aega lahus olemiseks. Olgu, härra Kaasiljugur, ma ei vaja sind, et sa ütleksid mulle, mis on väike või suur. Need on mõned sõnumid Mackenzie Shirilla ja Dominic Russo vahel. Noormehega, tema kord lahku, kord koos olnud poissõbraga, kelle ta tappis koos nende sõbraga, kui ta sõitis autoga 100 miili tunnis vastu seina. Me loeme teile mõned paljastavamad sõnumid, mis puudutavad Tommi ja Shirillat, sest nende suhte mõistmine võib aidata meil aru saada, mis maa peal juhtus. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Enne kui me sellega alustame, peame teile rääkima meie sponsorist, meie partnerist, sest neil on üks rakendus, mis ma arvan, et teile väga meeldib. Selle nimi on Upside. Upside annab sulle raha tagasi, lisaraha tagasi igapäevaste ostude pealt, nagu kütus, toidukaubad, kaasaostetav toit. Nii et siin on, mida sa tegema pead. Laadid Upside'i tasuta alla. Sa valik pakkumise ühes nende enam kui 100 000 asukohast. Maksad nagu tavaliselt oma kaardiga, kiimitad ostu ja nii lihtsalt saadki raha tagasi. Näiteks, kui mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa võtta, otsin ma kõigepealt Upside'i pakkumisi. Ja pärast seda, kui olen kulutanud, ilmub raha minu rakendusse, mida saan otse oma pangakontole kanda. Ja Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood. Kindlasti kasuta sooduskoodi Sidebar, sest saad oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Nüüd pöördume millegi poole, mida me pole veel Mackenzie Shirilla juhtumi kajastamisel käsitlenud. Tekstsõnumid, mida vahetasid Dominic Russo ja see süüdimõistetud mõrvar. Ja ma loen teile ette hulga neist sõnumitest ja see on oluline. See on oluline, sest selle dünaamika mõistmine, selle suhte mõistmine on võtmetähtsusega, et püüda aru saada, mis siin juhtus. Et püüda mõista Shirilla väiteid, et ta ei teinud seda meelega. Ja ma tahan seda panna konteksti sellega, millest ma räägin. Sest Mackenzie Shirilla mõistis süüdi kohtunik kohtuprotsessil ilma vandekohtuta, mis tähendab, et kohtunik otsustas tema süü või süütuse. Ta mõisteti kohtuniku poolt süüdi kohtuprotsessil ilma vandekohtuta 4 mõrvas, 4 raskes kalaletungis, 2 raskendatud mootorsõidukiga toime pandud tapmises, 1 narkootikumide omamises ja 1 kuritegelike vahendite omamises. Kõik seoses 31. juuli 2022 aasta autoõnnetusega, milles hukkusid tema poissõber Dominic Russo ja nende sõber Davion Flanagan. 17-aastane vajutas gaasipedaali põhja ega proovinudki pidurdada. See on uurimisaruannete kohaselt. Ta sõitis üle äärekivi, läbi ärisildi ja vastu tellisseina. Ja Shirilla on sellest ajast peale väitnud, et tal pole mingit mälestust kokkupõrkest ega isegi sellele eelnenud minutite kohta. Tema ja ta perekond on väitnud, et tal on diagnoositud POTS. See on meditsiiniline seisund, mis võib põhjustada pearinglust ja minestamist. Nad väidavad, et Shirilla pidi minestama, mistõttu ta sõitis teelt välja. Olgu see selge, kohtuprotsessil ametlikku POTS-i meditsiinilist diagnoosi ei olnud. Seda ei esitatud. Puudusid tõendid autorikke kohta. Ei esitatud ka tõendeid selle kohta, et oleks olnud tugevas joobes. Ja pärast tema 2023 aasta kohtuprotsessi mõisteti talle eluaegne vangistus võimalusega tingimisi vabastamiseks alates 2037 aastast. Aga nüüd on ta taas uudistes. Väga palju just Netflixi dokumentaali The Crash tõttu, kus ta astub kaamera ette, annab intervjuu vanglast ja ütleb, et ta ei ole koletis. Et tal ei olnud kavatsust, et ta armastas Tomi. Aga on tõendeid, et ta varemgi hoolimatult sõitnud. On kirjeldatud, et ta sattus autoroolis olles tülidesse. Oli tõendeid, et ta ei paisnud pärast seda, mida ta tegi kahetsustundvat. Nii et prokurörid väitsid sisuliselt, et ta põhjustas avarii tahtlikult, eriti arvestades tõendeid, et Tom üritas temast vaid paar nädalat varem lahku minna. Aga oli ka sõnumid Shirillalt Tomile, kus ta väitis, et tema on hoopis Tomi ohver. Näiteks olid varem sõnumid Shirillalt ühele Tomi pereliikmele. Ma loen teile mõned neist ette ja siis jõuame Tomi ja Shirilla omavahelise suhtluseni. Aga näiteks on siin üks, kus Mackenzie Shirilla kirjutab sellele pereliikmele, tsiteerin. Kas sa saad Tomi ära tuua? Ta haaras just maanteel mu roolist, üritas mu autot pöörata ja mulle haiget teha. Ausalt öeldes ei suuda ma rahuneda, kui ta just üritas mu elu lõpetada. Ta üritas täna mu elu lõpetada ja ütles mulle, kas sa tahad surra?
nii et ma tahan vaadata neid sõnumeid, mis olid Dominique Russo ja Mackenzie Shirilla vahel enne õnnetust, eks? ja on ka aastate tagusest ajast ning tead suhteliselt vahetult enne selle sündmuse toimumist ja mida need sõnumid meile võivad öelda. tead, uurijad koostasid Celebrate'i mobiiltelefonide andmete väljavõtte, mis paljastas kõik need tekstisõnumid selle paari vahel, ulatudes aastate taha kuni 2020 aasta jaanuarini. Tuhanded ja tuhanded sõnumid selle paari vahel, kellel näis taas olevat väga toksiline, kord koos, kord lahus suhe. Ja ma tahan tõesti esile tõsta mõningaid osi nende kahe vestlustest. Me ei saa kõike läbi võtta, aga muide, kui sul on huvi, saad ise vaadata kõiki vestlusi ja sõnumeid. Neid on vist peaaegu 32 000 lehekülge. Praegu on see kõik saadaval Law and Crime Plus rakenduses. Meil on seal Mackenzie Shirilla juhtumi toimik. Kui sul on huvi, saad seal kõike vaadata. Aga praegu tahan ma mõningaid sõnumeid esile tõsta. Muide, need on ainult tekstisõnumid, kuigi tundub, et paar suhtes ka sotsiaalmeedia rakendustes nagu Instagram ja Snapchat. Muide, ma peaksin mainima, et need sõnumid esitati tõenditena tema tegelikul kohtuprotsessil. Väidetavalt esitati tõenditena üle 93 000 tekstisõnumi. Tere tulemast digiajastusse. Tere tulemast noorde suhtesseks. Nii et Shirilla tekstisõnumid ilmuvad rohelisena. Domi omad on sinised. Me paneme need siia üles, kui ma neid läbi vaatan. Ja faili ülaosas 2020. Aasta jaanuaris saadab Shirilla need sõnumid. Ja see annab juba aimu nende suhte dünaamikast tol ajal. Tsitaat, eks? Miks sa ei ütle, et sa näed nii hea välja, Kenzie? Miks sa oled selline? Tsitaat. Ära vea mind alla. Innusta mind. Nüüd, paljud selle perioodi paari sõnumid keskenduvad sellele, et Shirilla justkui tahab kogu oma aja, kogu oma vaba aja veeta Domiga. Ja ta saadab talle näiliselt ikka ja jälle sõnumeid selle kohta, millal nad saavad koos aega veeta, millal ta võiks tema juurde tulla, millal nad võiksid minna sööma. Aga nendes vestlustes tundub, et Tom võiks öelda, et ta tahab natuke rohkem ruumi. Ja see viis konfliktini, see viis suure tülini. Näiteks, see on 14. jaanuarist 2020. Tsitaat. Lase mul sisse tulla, kurb nägu. Ei, nüüdsest pead sa pärast kooli lihtsalt koju minema, minu viga. Veel üks, ja tõenäoliselt ei saa enne kooli tulla. Shirilla vastab suurtähtedega. Mis? Sa võid mulle seda teha, siis parandab end. Ei saa, sa ei saa. Tom vastab, kui ma oleksin palunud sul koju minna, oleksid sa nii pahandanud. Siis järgneb rida suurtähtede sõnumeid Shirillalt. Sa oled õel. Sa kohtled mind nagu shitta, aga mina kohtlen sind nagu kuradi jumalat ja sina teed nii. Tom ütleb edasi, et tal on tunne, nagu Shirilla lämmataks teda, mille peale Shirilla vastab. Ma tahan lihtsalt pead vastu seina taguda, kuni ära suren. Tom vastab. Ausalt öeldes on see shitta nii palju kordi juhtunud, et mind lihtsalt enam ei huvita. Ja muide, hoolimata sellest, et Shirilla käib endiselt keskkoolis, kolib ta lõpuks Tomiga kokku majja, mis kuulub tema emale ja asub tema ema kodu kõrval. Ja jaanuari lõpus peetud vestluse ajal tundub, et Tom ja Shirilla on mõlemad tema majas, aga ilmselt tead eri tubades ja saadavad teineteisele sõnumeid. See Shirilla palub tal anda talle tsitaat taapsi, mis kõigi märkide järgi näib olevat kanepi kontsentreeritud vorm. Tsitaat. Ma vannun, kui sa ära ei lähe, ma lähen täiesti pöördesse. Ma lähen ära, mul on lihtsalt vaja täpsi, kallis. Ja vastus suurtähtedega, mul ei ole ühtegi. Nüüd, midagi, mida see vestluste kogumik paljastab, on see, kui palju nende kahe suhe aastate jooksul kord jätkus, kord katkes. Nad läksid pidevalt lahku ja said sama kiiresti jälle kokku. Ja peameeles, mõlemad on väga noored. Nad olid teismelised, kui nad kohtusid. Tead, Shirilla oli 17-aastane ja oli just keskkooli lõpetanud, kui õnnetus juhtus. Ja teisest küljest on arusaadav, miks emotsioonid võivad olla laes. Kuid mõnikord paistab see juba ainult sõnumitest välja. Ja mul ei ole isiklikku teadmist nende suhtest, aga lihtsalt sõnumeid vaadates ja mõnikord võivad sõnumid olla üsna paljastavad, tundub, et mingitel hetkedel olid asjad kontrolli alt väljas. Tiet, ma mainisin varem neid vestlusi, kus Shirilla suhtleb pereliikmega, aga vaadake seda. Näiteks siin on nende kahevaheline vestlus 2020. aasta märtsist. Tom ütleb, mulle ei meeldi selle kõigega tegeleda, kallis. Shirilla vastab, ma küsin ainult 3 asja. Ei mingit tüdrukuid, ole minuga koos ja näita kiindumust. Mitte ükski neist pole raske. Kui sul on aega terve päev niisama ringi sõita ja suvalisi solvanguid loopida, siis leiad kindlasti ka võimaluse mind näha. Sa teed oma elus palju raskemaid asju.
Tom vastab, ma arvan, et me vajame natuke aega lahus. Ja siis tundub, et ta hakkab pahandama, öeldes, Tom, lõpeta kohe. Vasta telefonile. Me ei tee seda enam. Me ei tee suhtepausi. Kirjuta tagasi, nagu sa ei kavatseks mulle seda teha. Võta mitte segada maha. Me ei lähe mingile kuradima suhtepausile, Tom. Ma teen nii palju sinu heaks ja sina ütled nii. Järgmisel päeval saadab Sharilla jälle pika rea sõnumeid. Hei, kallis, mida sa praegu teed? Tom, vasta, Tom. Vau, ma olen vihane. Vasta kohe. Ma olen nii vihane. Tom saadab selle vastuse. Aku tühi. Nüüd tahame ajas natuke edasi hüpata. Suvi 2021. Umbes aasta enne seda, kui Sharilla sõitis oma autoga vastu selle telliskivimaja seina, tappes oma poissõbra ja nende sõbra härra Flanagani. Sharilla ja Tom on nende sõnumite vahetuses järjekordse tüli keskel, kus Sharilla ütleb midagi sellist. Mul on tõesti kõik. Ma ei taha sind näha. Kui sa oled selle väikese ebamugavuse pärast lõpetanud, siis olgu hästi. Olgu nii. Olgu, härra manipulaator. Mul ei ole sind vaja, et sa ütleksid mulle, mis on väike või suur. Ta jätkab. Sa võid ise leida tee tänasele lõpupeole. Ma olen tõesti lõpetanud. Miks sa oled lõpetanud? Sest ma ei andnud sulle tasuta kanepit. Ja see on veel üks näide sellest, kuidas Tom on ilmselt see kontakt, kellelt Sharilla kanepit saab. Muide, tal oli kanep veres. Või THC tema organismis avarii hetkel. Ja ta postitas sageli interneti videoid ja fotosid, kus ta näib kanepit suitsetavat, pongi kasutavat. Väideti isegi, et ta tegi seda autoroolis. Hiljem samas vestluses kirjutab Sharilla. Miks ma peaksin tahtma minna puhkusele kellegagi, kes ei suuda mulle isegi 1 grammi tasuta kanepit anda? Ma tahan nüüd edasi liikuda. Seekord tahan minna 2022 aasta jaanuarisse. Nii et meie arvates oli selleks hetkeks Mackenzie Sharilla ja Dominic Russo vaheline dünaamika muutunud. Sest ma arvan, et võib väita, et selleks hetkeks tundub Mackenzie Sharilla väga agressiivne ja üleolev. Ja ma arvan, et võib väita, et ta on õel. Ma toon teile näite. Sharilla kirjutab. Tom, ma hakkaksin kohe sõnumeid saatma, kui sa ei taha probleeme, sest sa käitud täiega imelikult. Ma hakkaksin kirjutama. Tom vastab, ma ei ole. Ta kirjutab, kohe praegu. Tema ütleb, sa oled ka täiega üles särritunud, aga Sharilla surub edasi. Ma hakkaksin kohe seletama. Ma ei hakka sinuga rääkima, kui sa oled vihane, sest sa ei ütle mulle, kuigi ma olen 780 korda küsinud. Sul on 5 minutit. Ja selle vaidluse ajal või nende vaidluste jooksul ütleb Sharilla mitu korda, et ta seab oma telefonis taimeri mingile suvalisele numbrile. Ja kui Tom ei vastanud või ei teinud seda, mida ta tahtis, selleks ajaks, kui taimer lõppes, siis oli kõik läbi. Ja on ka kordi, kus Tom toob välja Sharilla sotsiaalmeedia kohaloleku, sest ta postitas üsna sageli Instagrami ja TikToki, tihti nendes ahvatlevates riietes ja poosides. Nad vestlesid sellest 2022 aasta jaanuaris. Tsitaat. Ma lihtsalt tahan aru saada, miks sa niimoodi postitad. Nagu, ma saan aru, näed armas välja, aga mulle tundub, et sa võiksid ikkagi armas välja näha ilma nii provokatiivset postitamata. Nagu, ma päriselt tahan aru saada. Iga teine tüüp tuleks su peale ka väga agressiivselt. Ausalt, ma olen rahulik. Ja sina käitud ebaküpselt, kui lihtsalt toru ära paned. Hiljem vestluses kirjutas Mackenzie Sharilla. Kui sa ei suuda kõva tšikiga hakkama saada, siis mine minema. Mul on ükskõik. Nagu, mis asja? Ära proovi mind ebakindlaks teha, sest sina oled. Ta ütles ka ühel hetkel, sa olid täna hommikul nii tubli. Nagu, mis asja? Ja see on ka oluline. On juhtumeid, kus nad räägivad sellest, et Sharilla olevat purjus peaga autot juhtinud, sest ühes vestluses ütleb ta, et tal on hirm. Tsitaat. Ma sõidan sinu juurde koju. Tom küsib, oled sa purjus? Miks sa kardad? Ta vastab, olen getos ja natuke purjus. See on tema nõuanne. Sõida rahulikult, aga jõua sinna, kuhu vaja ja kõik on korras. Ära vaata kedagi ega tõmba tähelepanu. Keegi ei tee midagi. Üsna hirmus on mõelda, et teismeline juht, kellel on vähe kogemusi, sõidab purjus peaga ja lisaks veel saadab sõnumeid. Ma tahan sellest rääkida. Juuli 2022. Nii et kuu lõpuks oleks Tom surnud. Davian oleks surnud. Sharilla oleks haiglas ja tal oleksid tõsised vigastused, väites, et ta ei mäleta midagi õnnetusest ega sellest, mis enne juhtus. Jällegi, ta kinnitab, et pidi olema teadvuse kaotanud. Siin on pikk rida sõnumeid Mackenzie Sharillalt 2. juulist. Jällegi, see on vaid mõned nädalad enne juhtunut. Tsitaat. Sa oled valetaja ja jäädki selleks, naerunägu. Sa ei suuda pidada ühtegi lubadust, mida annad.
sa ei võta suhteid tõsiselt. Sa arvad, et see on mingi mäng. Sa rikud oma elu ära ja sul hakkab tõeliselt piinlik, kui sa sellest aru saad. Nii et jah, ma tulen täna õhtul tagasi. Mina olen ainus, kes seda suhet koos hoiab. Kui sa tahad, et sellel suhtel oleks üldse mingigi võimalus toimida, siis hakkad kiiresti pingutama ja annad läbimõeldud vastuseid. Dom vastab, Kenzie, ma ei vaide sinuga, see on elu raiskamine. Mõni minut hiljem saadab ta talle foto, kuigi oli üsna raske aru saada, mis sellel pildil on. Ta väljendab oma frustratsiooni, et tundub, nagu ta tahaks asjad lõpetada, aga siis hakkab temaga jälle rääkima, nagu oleks kõik normaalne. Ja selle sama vestluse ajal, vaid 4 nädalat enne Tomi surma, kirjutas ta need kõhedust tekitavad sõnad. Maa peal pole eriti palju aega. Tegelikult on see just see sõnum, millele ma tahan keskenduda, eks? Lahkumineku vestlus. Kenzie, sa tead, et ma armastan sind, aga ma ei usu, et me peaksime praegu koos olema. Neil ei ole siin maa peal eriti palju aega, tead. Ma tahaksin uskuda, et me võiksime lõpetada tülitsemise, aga meil on iga nädal lahkumineku tüli. Kumbki meist ei vääri seda. Ma ei taha kogu aeg tülitseda. Ma tean, et sina ka ei taha. Igaüks, kes on kellegagi iga päev koos, hakkab paratamatult tülitsema. Kui me ei suuda natukeseks lahku minna, siis me vaidleme ainult rohkem. Ma ei taha, et sa arvaksid, et ma jätan su maha. Ma soovin, et see võiks toimida, aga ma ei usu, et see praeguses olukorras võimalik on, eriti nende ähvardustega. Me peaksime lihtsalt lahku minema, et mõlemad võiksime kusagil mujal õnne leida. Ja sellele sõnumile järgnes väidetavalt vaid mõni tund hiljem veel üks, kus küsiti Shirillalt, kas ta tahab proovida asju korda ajada. Ja mis see oligi, vaid 2 nädalat hiljem juhtus veel üks oluline vahejuhtum. Tunnistajate sõnul oli Tom telefonis Mackenziega, kui Mackenzie ähvardas nende autoga avarii teha. Shirilla sõnul oli Tom see, kes haaras roolist ja ütles, et põhjustab avarii. Nad vaidlesid juhtunu üle hilisemas sõnumivahetuses. Ja see on tõesti šokeeriv, arvestades, mis vaid mõned päevad hiljem juhtus. Tsitaat. Kui sa ei näe, mis on katki ja mida tuleb parandada, siis pole sellel suhtel mõtet. Eile sa oleksid peaaegu tapnud või oleksid võinud mu tappa. Ja ainus, mis su ema huvitas, oli see, et sa vanglasse ei satuks. Muide, ma ei räägi su emaga enam kunagi, kui ta ei vabanda. Me tegime sellest pärast Tommi ja Davioni surma terve Sidebaari episoodi. Mackenzie Shirilla kirjutab Tommi emale palju. Neil on omavahel palju suhtlust. Seda Sidebaari episoodi saad vaadata meie YouTube'i lehelt. Aga vastuseks sellele vestlusele ütleb Tom jälle. Ma ei proovinud midagi teha. Mille peale ta vastab? Veel üks vastus, mis ei püüa seda lahendada ja ma blokeerin su. Anna mulle veel üks kuradima vastus, mis ei vasta millelegi ja vaata, mis juhtub. Ma lihtsalt ütlen, et ma ei üritanud meid tappa. Ma kindlasti ei püüdnud seda teha. Ja nad keerlevad mõnda aega ringiratast, kus Shirilla ütleb, kui sa ei suuda midagi parandada, mida sa eile põhjustasid ja sa ei suuda vabandada, siis mina tean, mida sa valesti tegid ja kuidas seda tulevikus vältida. Siis ma ei ole sinuga koos. Ma ei ole vägivallatsejaga koos. Ja Dam ütleb, ma vabandasin ju. Ta kordab, ma ei püüdnud kellegi elu lõpetada, sa peaksid seda uskuma. Shirilla ütleb, miks ma peaksin seda uskuma, kui sa seda tegid? Kuidas ma saan uskuda, et sa ei tee seda enam kunagi? Ma ei saa, sest ma ei tea sinu piire. Keegi, kes mind armastab, ei teeks seda kunagi. Mitte kunagi. Ma ei suudaks seda teha isegi siis, kui sa käskiksid mul seda teha. Aga ma arvan, et sinu jaoks on see teistmoodi. Toomas ütleb hiljem, et sa võid noa välja tõmmata ja öelda, et kavatsed mind pussitada. Ma jääksin sinu juurde. Aga Shirilla vastab, ma ei kavatse oma aega raisata kellegi peale, kes arvab, et minu elu on väärtusetu. Ma ei arvanud kunagi, et sa võiksid mulle midagi sellist teha. Ma arvasin, et sa kaitsed mind alati, aga me õpime iga päev üksteise kohta midagi uut. Dam vastab, ma ei prooviks sind kunagi tappa, haha. Ja viimased sõnumid raportis on Shirilla poolt Tomile saadetud 30. juulil umbes kell 1:30 öösel. Ta käskis tal midagi maha keerata või välja lülitada, sest see oli, tsiteerin, tüütu ja vali. Nii et lõpuks vaata see lihtsalt huvitav vaatenurk, kurb vaatenurk sellele, mis võib olla kulisside taga toimus. See võis olla põhjuseks või mingil moel kaasa aidata sellele, et Mackenzie Shirilla otsustas selle auto tahtlikult avariisse juhtida. Ja pea meeles, et saad ise kõiki sõnumeid vaadata Law and Crime Plus rakenduses. See on kõik, mis me praegu siin Sidebaaris on, kõigile. Suur aitäh, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meie podcasti YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes tema podcaste kuulete. Saate meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi.
näeme järgmisel korral, Veiki.